Kui plaanid või kui on kindel soov saada hüdrograafiks, siis merehaigust ei tohiks karta. Mina olen Keijo, olen Mereakadeemia tudeng ja õpin sellisel kursusel nagu veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine. Hüdrograafia peamiseks eesmärgiks on läbi erinevate tegevuste tagada ohutu navigeerimine veeteedel. Näiteks mõõdistatakse merepõhja, valmistatakse navigatsioonikaarte, projekteeritakse laevateid ja mitmesuguseid praktilisi elulisi ülesandeid lahendame, nagu näiteks ARKis tarkvaraga laevade joonistamine, samuti arvutame, kui võimast laterna oleks tuletornile tarvis, et ta ette nähtud kaugusele paistaks, kui palju märke tuleks laevateele panna, milliseid valgusallikaid neile valida ja nii edasi. Selleks, et projekteerida sadamaid ja teha mõõdistusi selle jaoks, me peaksime teadma ilmaprognoosi ja selleks, et nendest ilmaandmetest aru saada, näiteks erinevaid prognoosmudeleid lugeda, selleks meie üliõpilased õpivad ainet meremeteoroloogia. Lisaks toetab hüdrograafia peaaegu kõiki muid merega seotud tegevusi, nagu mereressursside kasutamine, keskkonnakaitse, merepiiride piiritlemine, riigi mereala ruumi planeerimine, merekaitse ja julgeolek, hüdroloogiline modelleerimine, rannikualade haldamine, turism, mereuuringud, mereveondus ja logistika. Tööpõld on lai. Vaatamata kiirele tehnoloogia arengule on tänaseks mõõdistatud piisava resolutsiooniga ainult umbes 25% kogu maailma merest. Võrdluseks oli näiteks juba aastal 2001 valminud planeedi Mars terve pinna täpne topograafiline kaart. Saa hüdrograafia spetsialistiks. Tule õpi veeteede haldamist ja ohutuse korraldamist TalTechi Eesti Mereakadeemias.